Te küsite, mis see on? No ma siis vastan teile, see on minevik, see on tulevik, see on elektriauto, see on retroauto, see on väike auto, see pole mingisugune uni, see on reaalsus ja kõige tagatipuks, see on Honda. Ja tema nimi väärib lausa ühte tähte tähestikust, ehk selle nimi ongi lihtsalt ees, ma mõtlen, et miks selle nimi võiks midagi popimat olla, nagu näiteks kas või retro ja siis, et kas Hondal on selle E peale patent ka võetud, et mitte keegi teine enam tähte E kasutada ei või. Vot ei tea. Tere tulemast taas vaatama Niceluxi proovisõitu. Tal on 35,5 kWh liitium-ioon aku ja sõidulatus on lausa, kui hästi läheb, siis üle 200 kilomeetri ja 80% saab siis täislaaditud kõiges 30 minutiga. Esituled radaril kui ka mitme vaatega kaamera on koondatud ühte paneeli, 17-tolised valuväljad on isegi tal olemas ja tagaistujatel on piisavalt jalaruumi ja üleüldse näeb ta välja igatpidi selline retroauto ja tekitab natukene déjà vu tunnet ja võib-olla paljudel golfifännidel on tunne, et Golf 1 on taas sündinud. Ja ta kaalujaotus on ka 50-50 ehk ideaalne, tal on 2 sõidurežiimi ehk normal ja sport. Ja tal on parkimisabisüsteem ja külje siis kaameratega siis peeglisüsteem, et oleks linnas veel parem ja hõlpsam sõita. Ja kui eessõitja auto siis lahkub linnas, siis auto annab ka sellest teada ja kui on väike kiirus, siis suudab ta ka ise pidurdada siis hädaolukorras. Aga jah, suurel kiirusel mitte ja üleüldse tema maksimumkiirus ongi 145 km/h, palju polegi tahta. Teda saab siis kasutada siis Type 2 vahelduvvoolu siis pistikupesa kui ka siis CC52 alalisvoolu siis kiirlaadjat. Ja kohe näitan teile siis interjööri ja see näeb välja siis selline ja ka selline väga retrolik, väga kihvt igatepidi, tõepoolest vanaldasene selline. Ja tal on olemas siis istmesoojendused, automaatne siis kliimaseade, roolisoojendus ka paremal varustusastmel ja 2 ekraaniga digitaalaudiossüsteem ja meelelahutussüsteemid ja muidugi siis ka navigatsioonisüsteem. Ja tal on siis see laadimiskoht on ehitatud siis sinna kapoti sisse ja laadimisole kuvatakse siis juhile ka siis LED-indikaatori abile. Ja nagu ma ütlesin, on siis tal siis maksimumkiirus 145 km/h tunnis ja 0-100 jõuab 9 sekundiga ja teise versiooni puhul 8,3 sekundiga. Ja tal on siis olemas 2 versiooni, üks on siis 100 kW 136 hobujõudu ja teine on siis 113 kW 154 hobujõudu. Ja mõlemad on siis elektrimootorid ja hind on tal siis 34 500 eurot ja nüüd ongi mitu varianti, kuidas seda mõelda. Kui sa mõtled, et väike auto eest küsitakse 34 500 eurot, siis on muidugi see palju, aga elektriauto eest tavaliselt küsitaksegi nii palju, kuid samas hakkan ma mõtlema, et Nissan Leaf tuli Eestisse juba peaaegu 10 aastat tagasi ja siis see maksis ka umbes sama palju. Nii et kas siis midagi pole muutunud, ikka küsitakse elektriautode eest sama palju, kuigi neid on palju rohkem. Ja ma väga ei usu, et tõepoolest, et Honda salongi siseneb 10 inimest, kes tahavad kõik osta siis Honda CR-V-d, mida kõik on täitsa tõenäoline, et see juhtub ja nii ongi. Ja nad nõus selle eest maksma siis 35 000 eurot, kuid siis 9 neist otsustab, et palju mõistlikum on selle 35 000 eurost osta endale ikkagi see Honda E. Et see on selline vähetõenäoline. Ehk tõepoolest, kas ta hind võiks olla väiksem või mitte, samas on nagu autot on ju ka ikkagi palju ja mingis mõttes, aga ikkagi on ta hind ikkagi natukene kallis tema kohta ja ta pigem jääbki selliseks nagu mingiks elustiili autoks või ta ei saa ju minna kahjuks veel massidesse. Selline on Honda E, täiesti välk otse selgest taevast, auto, mida ilmselt mitte keegi oodanud ei ole ja mis on kindlasti palju suurem uudis kui lihtsalt mingi uus Civicu põlvkond või midagi uus CR-V.
ja minge kindlasti vaadake ja tutvuge temaga, avastamist on seal küll ja küll. Lihtsalt küsimus ongi selles, et kas sa raatsid maksta siis 35 000 eurot selle auto eest, mille eest saaks osta täiesti täisvarustuses Honda CR-V. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal, seniks kohtumiseni.